Kui paberimajandus on korras, siis järgmine oluline asi, mille peale mõelda, on see, kui kiire sul müügiga on. On see kodu, mida sa hakkad müüma või mõni investeerimisobjekt. Sellest tulenevalt võib erineda ka kogu müügistrateegia, kanalite valik, kiirus ja erinevad täiendavad lisavõimalused, mida sa siis seal müügiprotsessis rakendad. Kodu müümise puhul on reeglina inimestel kiire, sellepärast et kodu müümist on alustatud põhjusel, et uus kodu on silmapiiril. Suurim viga, mida inimesed seejuures teevad, on see, et kui näiteks kodu ostetakse mõnda uusarendusse, siis tehakse juba kokkulepped selle uue kodu osas ära enne, kui on enda jaoks selgelt läbi mõeldud see, milliseks ajaks ma reaalselt saan oma kodu müüdud ja kas see hinnaootus, mis mul selle kodu müümisega on, vastab tegelikkusele. Kui nüüd juhtub see, et sa tahad omale uut kodu ja sa tead näiteks, et see juhtub 3 kuu pärast, kui sa saad võtmed kätte, siis müügiprotsessi puhul peab kindlasti arvestama sellega, et kui sul on mingi väga kriitiline ajaline tähtaeg, siis sul peab olema ka paindlikkus kogu selles müügiprotsessis. Väga tihti näeb olukorda, kus inimesed alustavad oma praeguse kodu müüki liiga hilja ja see lõpuks päädib sellega, et viimases hädas on vaja teha märkimisväärne hinnaalandus ehk pakkuda välja kiirmüügi hind selleks, et oleks võimalus aegsasti kolida uude koju. Selleks, et seda ämbrit mitte kolistada, ongi väga oluline enda jaoks juba kinnisvara müüki alustades läbi mõelda see, milline on see tähtaeg, mis ajaks ma oma kinnisvara tahan ära müüa või pean müüdud saama ja sellest tulenevalt siis ka see, et kui paindlik on minu hinnastrateegia kogu selle müügiprotsessi juures. Praeguses turuolukorras võtab õiglase hinnaga väiksemate kinnisvaraobjektide müük kuni 3 kuud. Suuremate ja kallimate objektide puhul võib see olla isegi kuni 6 kuud või vahel kuni aasta. See on väga oluline asi, millega sa oma kinnisvara müümisel arvestama peaksid. Loomulikult alati on positiivseid erandeid, kus ostja leitakse oluliselt kiiremini. Kui sinu kinnisvara müük võtab aga kauem aega, siis reeglina on selleks 2 põhjust. Kas liiga kõrge hind või puudulik paberimajandus.